Nii et dikteerib tempot siin praegu Devin Sagadi. Ja võistkonda esindajale teadmiseks, et protest tuleb esitada kirjalik, kui on midagi protestida, mitte võistlejad saata kohtunike juurde. Ja start on antud meil siin ja püüab praegu ette rebida siis Ragnar Veerus ja rohelise kiivriga Ragnar Veerus seal ongi praegu kõige ees. Ja number 441 Ragnar Veerus siis liidrina aga siit kurvist välja tuleb. Tema tuules kohe Devin Sagadi, number 444. Katla põhjast nüüd sõidetakse siin välja Ragnar Veeruse juhtimisel ja teiseks on tõusnud number 403 Patrick Snoels-Lotsmelis ja tema taga kolmandal kohal on siis Devin Sagadi. Siis tuleb neljandana number 459 Johan Vain, siis Toomas Pirstins, Alex Timm, Mattias Ingberg, Christopher Lillor, Edgar Svilsants, Rando Kleiman, Oskar Raud, Lauri Luuk, Mart-Martin Pertel, Markus Mihkel Kaljuste, Vadim Barsutšenko. Tagasi pöördes esimesed 4, nende osas kõik muutusteta, 5 on sama, number 411 Toomas Pirstins. Pirstinsi selja taga Alex Timm, number 16 ja number 1 Mattias Ringberg võitlevad seal TD2 Open klassi parema koha eest. Alex Timm on siis Open klassi liider, Mattias Ringberg number 1. Kohe tema kuklasse hingamas ja siin eelviimases kurvis, mis nüüd toimuma hakkab. Mitte midagi esialgu on Ringberg tihedalt tuules seal number 16 Alex Timmil ja kes meil seal nüüd pirueti teeb siis viimases kurvis, lendab risti rajale. On meil see 491 Christopher Lilleorg. Nii et Christopher Lilleorg siis startis 8. kohalt, nüüd on kukkunud 15. Ja praegu Patrick Snoels-Lotsmelis vahepeal tõusis liidriks, sõitis ka kiirema ringi. Ragnar Veerus siin hoiab teist kohta. Devin Sagadi on 3. 4-5 seal praegu, 459 Johan Vain, siis Toomas Pirstins Vainu selja taga kohe ja Pirstins nüüd näitas ennast paremalt, siis püüdis vasakult minna seal ennem terminali kurvi. Terminali kurvis läbivad seda enam-vähem samas taktis ja nüüd Pirstins tihedalt Vainul tuules. Pirstins seal proovib vasakult, proovib paremalt. Vain sõidab kurvi hästi teravaks, number 459 kardil ja nüüd katlasse lähenevad ja Vain on ikka ees, läheb teravalt ka katla kurvi ja Pirstins nüüd otsib kohta, kus ta saab. Seni ei ole meie õnneks kuskilt saanud. Ja nüüd sealt tulevad katla põhjast üles ja Pirstins püüab kõrvale saada, saab kõrvale, saab ka mööda, vormistab selle möödasõidu ära eelviimases kurvis. Mingit erilist lisadraamat ei ole. Ja Mattias Ringberg on vahepeal siis Alex Timmist mööda saanud ka eelmisel ringil. Ja siin omakorda nüüd Alex Timm, kas on kohta kaotamas number 418, täpselt nii on. Edgar Svilsants tõuseb koha võrra, aga Vilsants on siis TD2 klassi sõitja, Vilsants on 6. kohal. Mattias Ringberg, Alex Timm, otsesed konkurendid ja nüüd on Timmi selja taga Rando Kleiman, number 21, nii et Timm ja Kleiman on omavahel otsesed konkurendid. Läbisid nad just seda mitte eelviimast, vaid seda nõela silma seal. Ja näidatakse meile kaadris praegu liidrit, number 403 Patrick Snoels-Lotsmelist. Läbib ta viimast kurvi, sõita on veel 8 minutit 14 sekundit pluss 2 ringi. Ja Ragnar Veerus, Devin Sagadi. Sagadi ja Veerus enam-vähem samas taktis, vahe pool sekundit ja Mattias Ringberg kimbutab nüüd juba Johan Vaini, aga Mattias Ringberg siis on Open klassi sõitja ja kui Johan Vainist mööda saab, siis oleks lisapuhver veel tal seal. Edgar Svilsants on juba tal seal selja taga puhver, aga Vilsants väga kaua see puhver nähtavasti ei ole, sellepärast et Vilsants eelmise ringil tõsi ei olnud Ringbergist kiirem, aga Vilsants sõitis ka mööda kõigest, mäletan. Patrick Snoels-Lotsmelis on liider, eelmisel ringil sõitis kiirema ringi. Sõita jääb veel 7 minutit 30 sekundit pluss 2 ringi. Meie poisid paaris rakendist siin, Ragnar Veerus 2, Devin Sagadi 3, Veerus 441 kaardil, 444 kaardil on Sagadi. Ja siis seal nüüd on Vilsants juba Ringbergil tuules.
aga Vilsants on TD2 sõitja, Ringberg TD2 Open Classi sõitja. Ja Vilsants nüüd püüdis siin tagasi pöördes sisse lõigata. Lõikas küll, aga mööda ei saanud Ringbergist. Ringberg sai hoopis parema välja kiirenduse sealt viimasest kurvist. Ja siis tulevad järjest seal number 16 Alex Timm, 21 Rando Kleiman. Nemad konkreetselt võitlevad teisele kolmandale kohale Open Classis. Siin nad on nüüd. Timm on ees ja Kleiman tema järel kohe. Kohe läbivad viimast kurvi ja segab seal nende kaarte natukene number 447 Martin Pertel, kes on TD2 klassi 7. Nii et Pertel tahaks neist kahest loomulikult kiirelt mööda saada selleks, et Edgars Vilsantsiga rinda pista otseselt. Aga praegu Alex Timm number 16 on vahe sisse saanud uuesti jälle number 21 Rando Kleimaniga. Samal ajal sõita jääb 6 minutit 8 sekundit pluss 2 ringi. Ja ees on meie lõunanaaber Patrik Stoets-Lootsmellis. Järjest on ta neid kiiremeid ringe siin sõitnud. Seekord ei tule, seekord on täpselt 0,2 sekundit aeglasem kui oma parimal ringil, mis oli eelmine ring. Ja Ragnar Veerus number 441 hoiab oma kohta number 444 Devin Sagadi ees. Vahe püsib kogu aeg seal poole sekundi piirimail. Toomas Pirstins on 4. number 411. Number 459 Johan Vain on 5. kohal. Nendel need vahed on seal üsna selged. Johan Vain ei kimbuta Pirstinsit ees ja taga nüüd jällegi number 1 Mattias Ringberg hoiab ennast seal Edgars Vilsantsi ees. Vilsants päris löögi lähedusse saanud ei ole. Ja siis seal teisele kolmandale kohale praegu otsest võitlust Open Classis ei käi, sellepärast et Martin Pertel on Rando Kleimanist ikkagi mööda saanud lõpuks. Ja kas nüüd hakkab Alex Timmi ka kimbutama? Timmile see on muidugi kasulik, et seal vahepeal on Martin Pertel, aga Pertel sellega otse loomulikult rahul ei ole. Viimasesse kurvi seal Banzai manöövril ei lähe, Takuma Satot ei tee. Ja nüüd tihedalt kannul siin Martin Pertel läheb nüüd terminali kurvis just kui möödasõidule. Aga päris kõrvale ei saanud ja siin Ringberg on nüüd sunnitud alla vanduma number 418 Edgars Vilsantsile. Samal ajal number 447 Martin Pertel keeravad sinna katlasse ja Ringberg siis tuules seal Edgars Vilsantsil ja samal ajal Martin Pertel no ei ole teed mööda leidnud veel eessõitvast Alex Timmist. Edgars Vilsants siis Mattias Ringbergist möödas ja siit läksid number 77 Oskar Raud ja tema tuules kohe Markus Mihkel Kaljuste. Nemad 4.5 oma TD2 Open Classis, nii et see on vägagi otsene võitlus ja saab Kaljuste mööda. Tegi vea seal praegu terminali kurvis number 77 meil Oskar Raud ja Markus Mihkel Kaljuste kasutas selle võimaluse kohe ära ja sõitis mööda. Sõita jääb veel 3 minutit 42 sekundit pluss 2 ringi. Veeruse Sagadi vahe on nüüd natukene kärisenud. See on 0,8 sekundit, oli mitu ringi järjest 0,5 sekundit. Ja nüüd läheb jälle otseseks võitluseks, siis on lõpuks saanud Martin Pertel mööda Alex Timmist ja ongi järjest siis rajal nüüd Alex Timm number 16 ja number 21 Rando Kleiman. Alex Timm vastavalt TD2 Open Classi 2 ja number 21 Rando Kleiman TD2 Open Classi 3. Markus Mihkel Kaljuste jääb neist maha 2,3 sekundit ja on 4. Eelmisel ringil Kaljuste sõitis oma kiirema ringi ja oli Kleimanist näiteks 0,7 sekundit kiirem. Vahe siis 2,3 sekundit, kui sõita jääb veel 2 minutit 51 sekundit pluss 2 ringi. Ja siin no ei saa öelda, et kolmik või isegi nelik oleks koos, aga tuleb siin huvitav seltskond. Number 16 kõigepealt Alex Timm, siis 21 Rando Kleiman, 93 Markus Mihkel Kaljuste, 77 Oskar Raud. Need on siis TD2 Open Classi 2, 3, 4, 5. Ja TD2 Open Classi liider number 1 Mattias Ringberg edestab Alex Timmi praegu no ligi 6 sekundit.
Ringberg siin eelviimases kurvis kaadris ongi. Ringberg sõidab nüüd viimasesse kurvi ja toimub siin kohtade vahetus. Number 418 saab mööda number 459. Edgar Vilsants möödab Johan Vainist. Johan Vain tegi siin sõiduvea ja eelmisel ringil Vaini aeg oli 0,9 sekundit kehvem kui Edgar Vilsantsil. Ja mida nüüd Vain siis edasi teeb, võtab Vilsants õige laia poogna seal hästi mustal rajaosal, nii-öelda kuivaraja mõistes. Ja kiirenduse peal veidikene võitis, tundub niimoodi. Ja samas, kes meil siin pusivad, siis saab ringiga maha ja just mööda Devin Sagad. Vadim Barsutšenko, number 23, pidi siin nüüd koha, loovutuma ei pidanud midagi, lihtsalt natuke tempos järgi andma. Ja siin siis 418 Edgar Vilsants 5, 6 Johan Vain. Ja siis kas nüüd läheb siin madinaks ja huvitavalt muutused. Number 93 Markus Mihkel Kaljuste on tõusnud oma klassi 3. mööda Rando Kleimanist, kus kohas Rando Kleiman nüüd selle sõiduvea tegi, huvitav. Rando Kleiman kardil number 21 ja Markus Mihkel Kaljuste võrreldes Alex Timmiga, kui sõita jääb veel 45 sekundit pluss 2 ringi. Kaljuste Timmist maas 1,16 sekundit, eelmisel ringil sekund kiirem. Nii et siin läheb veel võidusõiduks loodetavasti. Esimesed 4 on läinud järjekordsele ringile. Ja siin palun väga, võitluspaar on kujunemas. Number 16 Alex Timm, stardifiniš sirgel. Tema tuules kohe Markus Mihkel Kaljuste. Äsja lõppenud ringil jälle Kaljuste 0,7 sekundit kiirem. Näidatakse sinist tippu number 22 Lauri Luukile, tagant tuli Patrick Snoels-Lotsmelis. Ja siin siis on lahti rebinud natukene Ragnar Veerus Devin Sagadist. Ja samal ajal Markus Mihkel Kaljuste versus Alex Timm teisele 3. kohale TD2 Open klassis. On äge võitlus, kiirendavad välja sealt katla põhjast nüüd Kaljuste peaaegu kõrval eelviimases kurvis. Timm blokeerib nüüd selle möödasõidu võimaluse ära, mida teeb Kaljuste viimases kurvis. Pressib ennast kõrvale, aga mitte päris. Ja tulevad sealt viimasest kurvist välja. Läheb kiirendusvõistluseks ja nüüd on 3 viimast ringi on käsil. 3 viimast ringi eesotsas, väga põnevat, ei tundu midagi muud olevat kui TD2 Open klassi eesotsas. Ehk siis number 16 Alex Timm, number 93 Markus Mihkel Kaljuste. See käib teisele 3. kohale see võitlus. Ja number 16 Alex Timm seal tuleb tagasi pöördest jälle ees välja ja Kaljuste meeleheidlikult otsib seda kohta, kust läbi pugeda, millal läbi pugeda. Haukab üle äärekivi siit ja sealt poolt ja nüüd sealt katta põhjast hakkavad jälle välja kiirendama ja kiirendusvõistluse pea võidab seekord sealt katta põhjast Timm, aga eelviimases kurvis võtab korralikult too maha ja nüüd venitab kardi laiaks, et ei saaks nina vahele panna Kaljuste. Küll proovis Kaljuste, aga õnneks ei läinud. Ja nüüd siis 2 ringi jääb lõpuni. Eesotsas paistab küll kõik selge olevat kohtade osas, kui keegi sõiduviga ei tee, otseseid võitluspaare seal väga ei paista. Ja kus siis on nüüd see tandem meil? Tagasi pöördes Timm natukene ikkagi on eespool, peaaegu vett oli Kaljuste talle kõrvale saamas. Jälle sukelduvad sinna katlasse. Jälle haukab äärekivi pealt rohkem. Number 93 Markus Mihkel Kaljuste ja siis tulevad sealt katla põhjast jälle üles, eelviimane kurv. Timm püüab siin kinni pidurdada kaaskonkurenti ja alanud on viimane ring liidritele. Lähevad viimasele ringile siis ka see võitlustandem siin. Alex Timm ees ja siis Markus Mihkel Kaljuste tema taga ja nüüd terminali kurvis finišilipp lehvib, aga esimesele Patrick Snoels-Lotsmelisele ja nüüd tuleb üle finišijoonega ringmaas Lauri Luuk. Ja siis ootame ära number 441 ja 444. No peaaegu korraga finišis, aga teine on siiski Ragnar Veerus, 3. Devin Sagadi. Samal ajal siis 4. Toomas Birstins ja number 418 Edgar Vilsants läheneb 5. 6. Johan Vain, Mattias Ringberg võitab TD2 Open klassi võidu ja nüüd Open klassi 2.-3. lähenevad viimasele kurvile, aga seal nüüd küll katab jõudsalt Timm ja võtab hoopis teise trajektoori Kaljuste, aga Timm siiski oma teist kohta säilitab ja
kolmas Markus Mihkel Kaljuste, neljas Oskar Raud, viies Rando Kleiman, kuues Lauri Luuk, seitsmes Vadim Barsutšenko. Martin Pertel number 447 lõpetas 7. Rotax Max TD2 klassis. Ajakava ütleb, et nüüd on meil